aga meil on ta omamoodi jälle seatud nii, et
imiteerime toruheli ja ürgsed meloodiad. Solist lahesid Kalev Tütaru, juhatab Aura. seadnud Heldur Vaas.
on looduspilt voolavatest vetest, kus väiksed nired ühinevad suureks, kohati koseks ja siis laiuvad heinamaal. Neele Laanepõld kirjutas Keila süüdi ja see ongi üks osa sellest, jõgi voolab läbi heinamaade ja kuuletegi vetevuina. Ja juhatab noor dirigent Tanel Rukk. jälle Olustiku ja peopilt Kiigemäel. Selle kirjutas Hans Hindpere ja siin kuuletegi kohe kiikumist päris nii kevadpühadel kui ka isegi sügisel.
seadnud murdsahvadid ja kaderid. Ja pammupillisolist on Heldur Vaab. Meie orkester on samaaegselt õnne katsunud rahvatantsijate, rahvatantsujuhtide tantsurühmaga, koorilauljate, dirigentide rühmaga ja oleme koos teinud ka 4 laala pidu. Ülo Luut on praegu saalis, kes on seda väga hästi organiseerinud ja see on meie ilus mälestus. Võib-olla kunagi tuleb aeg, kus me saame veel ühiselt teha. Siia lisandus juurde veel Eesti puhkpilli orkestrijuhtide, dirigentide orkester ka. Need 4 suurt ja tähtsat kollektiivi töötas samaaegselt Eestimaal. Ja nüüd on aeg tõusta kõigil uuesti ja ühineda. Ma arvan, et sellest võib tulla jälle midagi väga-väga ilusat, kui me teeme koos tantsu, laulu ja muusikat. Aga nüüd lähmegi kõik koos Kosja. Ja lähme Kosja niimoodi, et vangri peale mahub ainult 6 erinevat iseloomu, 6 karakterit, kus on sõdurpoisid, niisama lihtsalt tüdrukute armastajad, natuke liiderlikud poisid, lihtsalt külapoisid ja nalja armastavad poisid, nii et tunnete selle ära kohe selle muusika sees. Autor Vilme Lääne.
tänapäeval kasutada, kui keegi poisi ajal tuleb kohe poisil krandist pildi võtta. Niimoodi tuleb võtta, et Toivi kirjutas ka ühe pulma Saa ja Marss. Ja see oli meie algusaastate repertuaari pulmamarss, mille saatel ka üks meie pillimängijate paari pandi. Vanapakana Kosjalugu. Vanakuradi teema.
ta läheb Kossi. Aga muidugi Kossi on minek on niisugune lõbus asi ja sinna käib juurde ka üks kerge tantsusamm. Hakati kohe läbirääkimisi pidama, nagu poliitikud seda teevad. Selle teate ise. Abielu on poliitika. Ja niiviisi lõpuks saidki kaubad kokku ja tegid ka esimese tantsuja. Kuid kahjuks kõik kosjad ei lõppe pulmadega. Ja nii ka meie muinastikud. Läksid natukene pikale need asjaajamised. Ja mis siis juhtus? Kes on seda? Juhtus see, et külas kires kukk ja kuulutas sellega hommikualdus. Ja mis siis vanakuri pidi tegema, kui kukk võres? Pidi minema tagasi kõrgusse. Ja nii oligi, et kosjad olid pooleli ja vanakurat põgenes kõrgusse ja vaevalt sa saad enam välja tulla. Ja nüüd on Kadri ja Killa voor, Neeme Laanepõld.
ja sõita, vaadata, kuulda ja jõudsime linna, Tallinna. Linnamehe Rein-Ender. Tänase aasta jooksul kuni siiani me oleme teinud 23 kontserti, mis on juubelile pühendatud. Me oleme esinenud Tallinnas, Pärnus, Klaipedas, Euroopa Laulukunstifestivalil ja nüüd siis tänane kontsert on 24. kontsert. Me oleme ellu kutsunud ka ühe huvitava ürituse, mille nimeks on Rahvatoonis kirjutatud uute lugude konkurss ja see on toimunud 9 aastat järjest. Tänavu tahtsime teha ka sügisel veel, aga me ei saanud selleks raha ja me loodame, et me saame kevadel. Me oleme loonud, meil on heliloojad, kes on teinud isetegevuslikud heliloojad ja ka kutselised, kes on teinud lugusid, neid on umbes 80 riigis. Paljud nendest lugudest on esitatud ka rahvakunstipidudel, meie oma pillipidudel ja üleriigilisel rahvamuusikapeol. Ja loodan väga, et peale seda aega, mis praegu on see nii rahaline kui hingeline kui loominguline põud, et see kõik on ületatav ja et alates järgmisest kevadest hakkab jälle ühtne tantsu, laulu, pillimängu meeskonnad tööle jälle selleks, et luua järeltulevatele põlvedele ilusaid pillilugusid ja teha pidusid selliselt, nagu me tegime, sest uued ja noored teevad teistmoodi ja täpselt samuti huvitavad. Nii, meie mängime ühe konkursi paladest Eesti polka, mille on kirjutanud Vello Ainsalu. Eesti polka, kus kõlavad isamaalised viisid selle pala sees.
peo, rahvamuusikapeo viimane lugu olnud, see on Ahto Murga Lustilugu. Õnnitleme 45. juubeli puhul Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. Tänukiri. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts tänab sind pikaajalise loomupärase tegevuse eest Eesti orkestrijuhtide Rahvamuusika Orkestris ja selle rajamisel. Aitäh, Els! Tänukiri Heldur Vaabelile. Täpselt samamoodi meie orkestri alusepanija ja sind tänab Eesti Rahvatantsu Rahvamuusika Selts ja palju tervist! Meil on tänukirjad ka orkestri algatajale Uno Veenrele, teda täna ei ole küll siin, aga temale antakse edasi. Tänukiri, kes on meie paljude lugude autor, me mängisime tänagi tema Võrupolkat. Nii et aitäh temale, kes võtab tema eest vastu? Lubage mul ette kanda tervitus Uno Veenrelt. Tervitus. Olles koos Els Roode ja Erik Roidiga selle kollektiivi loomise mõtte algataja ja asutaja, on mul tõeliselt hea meel teid kõiki südamest tervitada. Tunnen suurt rõõmu, et olen teiega koos nii palju aastaid muusikat teha saanud. Kuigi kahjuks pole ma viimastel aastatel teie ettevõtmistel võinud osaleda, olen ikka teiega. Pange pillid põrama, laske lugu lustipilli. Teie Uno Veenre. Teine mees, kes on kahjuks haigevoodis raskelt, aga kes mõtleb kogu aeg meie peale, on viiuldajate ansambli looja, paljude lugude autor, väga hea viiuldaja ja kontsertmeister Estonia teatris ja meie orkestri tugev alustala Eerik Loit, ka tema on tänuväärse töö ära teinud palju-palju aastaid. Aitäh temale! Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts tänab pikaajalise loomingulise tegevuse eest orkestrijuhtide Rahvamuusika Orkestris dirigendina ja lugude autorina Ahto Murga. Aitäh sulle! Kuldmedal orkestrijuhtide orkestri poolt ja orkester tänab Milvi Korsenit hingestatud pillimängu ja ühise loomingu aastast. Aitäh sulle!
õpetaja, paljude piilide meister ja aastakümneid on tal mitu põlvkonda piilimängijaid välja koolitatud. Aitäh sulle! Vello Ainsalu, kes on olnud palju aastaid meie orkestris, väga hea akordionimängija, sõidab kaugelt Varksi-Nuiast ja orkester tänab siin hingestatud piilimängu ja ühiste loomingu aastate eest. Palju õnne! Tänada Hudo Kaljulaidi, pikaaegset oboemängijat ja samuti aastakümneid orkestris mänginud. Aitäh sulle! Kuulme edasi! Aitäh fotode ja mälestusfilmide eest. Head pidupäev! Aga eraldi pigistuse teen ma meie Raplamaa tublile viiulimängijale, väga heale muusikakooli õpetajale Tekla Tapole. Läbi hinge teda ei huvita, ta on üksi päivis, ei saa, ta lihtsalt mängib iseendale.